Tere head kuulajad, vaatajad, Müstik ja Merliia siinpool ja on podcast Peegeldused, kus me räägime alateadvusest, alateadlikest programmidest ja mustritest ning enda reaalsuse teadlikust loomisest. Ja täna on meil mis teema? Promptid ja alateadvuses toimivad mustrid. Just kui Tehisaru, promptid ja alateadvuse mustrid, et mis neid ühendab, kui neid üldse midagi ühendab ja kuidas nad saavad üksteist aidata ja kuidas nad on omamoodi sümbolid või justkui peegeldavad. Ühesõnaga tehisaru, mis see on üldse? Et sissejuhatuseks võib-olla ma ütlen, kuigi sellest nüüd ju kirjutatakse nii palju AI ja räägitakse nii õuduslugusid, mis meid tulevikus ees ootab tänu sellele, et me seda AI-d siin inimkonnana loome ja et see on selline tehnoloogia, kes ei ole veel seda puudutanud, võite minna internetti, katsetada, proovida. Ta justkui masinad justkui jäljendavad sellist inimlikku mõtlemist, inimlikku õppimist, ka otsuste tegemist. Et justkui arvutid analüüsivad väga suuri hulka andmeid, suudavad tuvastada mustreid ja teha siis justkui otsuseid sarnaselt inimesele. Et kui muidu vanasti, ütleme, võis olla siis Google'i otsingumootor näiteks väga populaarne koht, kus inimesed infot otsisid, siis tõenäoliselt tulevikus aina rohkem ma kahtlustan, et see roll läheb nagu tehisaru kätte, sellepärast et ta suhtleb sinuga kui inimesega, et muidu sa pidid käima veebilehtede läbi, sealt ise kontsentreerima või otsima mingid artiklid üles ja sealt võib-olla konspekteerima endale asju ja nüüd on keegi abiline, virtuaalne abiline, sa küsid tema käest, ma ei tea, kuidas maja soojustada ja ta ütleb sulle, vaata neid materjale on vaja, siis sa küsid, et kust ma saan neid materjale, vaata seda, mul on kivisein, kuidas siis tasuks teha, no siis on sellised variandid, et keegi inimkeeli peaaegu nagu suhtleb sinuga. Loomulikult täna kritiseerijad ütlevad, et ta veel eksib seal ja võib sulle täielik udu ajada ka, aga kuidas sul kogemused on sellega? Oled sa proovinud tehisaru? Ikka olen. Ma arvan, et tänapäeval on juba suhteliselt vähe neid, kes üldse ei ole proovinud. Aga mul näiteks praegu, kui sa just ütlesid, et kuidas ta annab sulle päris hästi infot, oli kogemus Tenerifel, kui mul oli vaja üks suurem pakk saata sealt ära ja ma väga pikalt guugeldasin ja ma ei saanud sealt tegelikult, ma sain mingit infot, aga ma ei saanud, ma läksin nendele veebilehtedele, mida ma sealt sain ja tegelikult ma ikkagi ei saanud infot, mis ma vajasin ja siis ma kirjutasin selle asja ChatGPT-sse ja ma sain sealt nii palju nagu kompaktset infot, mis firmad tegelevad sellega, mis võimalused on, kui palju see võib mul maksma minna. Ma sain nagu kohe nagu täieliku ülevaate ja siis ma sain hakata edasi asju ajama, ma sain selle paki saadetud. Ühesõnaga ta aitas sulle aega kokku hoida põhimõtteliselt, sest ta andis sulle nagu sellise konspekti kohe sellest asjast. No esiteks see, aga teiseks ma muidugi ise raiskasin ikkagi aega alguses guugeldades, aga ma ei saanud sealt tegelikult infot. Et ma sain ChatGPT-lt parema info, kui ma ise guugeldades sain. Kuigi ChatGPT ise otsib ju tegelikult sarnastest kohtadest. Ega tal ei ole mingi oma info, ta ju saab ka selle veebilehtedelt. Jaa, aga selles mõttes temal on need algoritmid on nii kiired, mis seal nagu täpselt vajalikku info, sa saad kogu aeg nagu edasi veel küsida. Sa saad kogu aeg oma küsimusi täpsustada ja siis tema muudab oma vastuseid ja toob sulle põhjalikumaid vastuseid. Aga ma kasutan seda... Jah, küsimused, sa ütlesid, et sa saad küsida, kes ei ole kasutanud seda või et siis need küsimused, mida siis AI-le esitatakse, neid nimetatakse promptideks, kes ei ole kasutanud, et siis prompt tähendab põhimõtteliselt, sa annad küsimuse või juhendi tehisarule, näiteks kui see oleks näiteks video tehisaru, mis teeb videoklippe, et loo videoklipp, kus roosa koer mängib koos lilla kassiga ja tee see, et oleks animatsiooni stiilis ja siis tehisaru siis teeb siis sulle selle mingi klipi valmis nii hästi või halvasti, mida sa ise ootasid sellega. Ühesõnaga, et see on prompt, see juhend või ka prompt on see, et
et noh, mis iganes, nagu me rääkisime, nagu sa ütlesid, et paki saatmine, et noh, et kuidas saata pakki kuskilt punktist punkti sinna, millised firmad sellega tegelevad. Et seda nimetatakse siis promptiks. aga no tegelikult see nagu info kättesaamine nagu, et ta kiirelt sulle leiab info, mida sa muidu võib-olla läheb palju aega. See on ainult üks väike osa tegelikult sellest, kuidas seda üldse kasutada saab. Sest tegelikult ja väga huvitav on see, et inimesed üksteisel ise jagavad ka, ma proovisin seda ChatGPT, ma proovisin seda, noh, neid on variante muidugi muid ka, aga paljud inimesed on andnud väga häid ideid, kuidas seda kasutada. Ja näiteks, et panedki lihtsalt talle mingi lepingu põhja, et analüüsi seda lepingut ja siis ta, noh, see on ka prompt, eks ju, et sa annad talle selle käskluse, et tee nüüd seda. Ja ta analüüsib nagu päris põhjalikult neid asju, mis selle lepingul siis, kas on seal midagi nagu, mille tähelepanu pöörata või kas on sinule positiivne leping või isegi näiteks ma olen kuulnud, et osad on mingi vestlused nagu teinud, kopeerinud ja pannud ChatGPT-sse, et analüüsi seda vestlust, noh, kahe inimese vahelist, näiteks Messengerist ja too välja siis selle vestluse mingisugused, noh, et näiteks, et üks inimene just... No, kas see põhilised punktid, aga ka analüüsida, noh, et mida keegi ütles mis on sarnased? Näiteks, et mis on selle inimese, mis on nende inimeste nagu sarnasused, et või nagu nende vestlustel nagu mingid sarnased punktid või no, alateadlikud mustrid, isegi seda nagu oskab päris, ma olen ise nagu proovinud ka, et väga päris tegelikult tabavad. Nagu enda vestlusi nagu analüüsida? Enda vestlusi olen analüüsinud. Ja kas see on olnud sinu jaoks nagu relevantne, et mis ta sinu kohta on analüüsinud siis, et mida sina räägid? Juures, vaata, see on huvitav, et väga raske on ju enda alateadlikke mustreid nagu avastada, et meil on palju lihtsam kõrvalt teiste inimeste mustreid nagu märgata, aga endal on nagu pimedus on palju tugevam. Ja siis oligi huvitav, et ma panin enda mingisuguse sellise asja sinna ja palusin analüüsida ja ütlesin, et too välja nagu alateadlikud mustrid. Ja siis, kui ma vaatasin seda oma alateadlikku mustrit, ma sain aru küll, ma sain kohe aru, et okei. Tuli tuttav ette. Naela pea pihta läks. Ja. No, kui me teeme sessioone on endale või teistele inimestele, siis see on üks võimalus nagu, kuidas nagu see, noh, millega tegeleda just kui kaardistada, just kui esimesed sammud teha sellele kaardistamisele, et sessiooni ajal saame inimese alateadvust kasutada, et edasi kaardistada, aga see annab nagu juba mingi suuna kätte, noh, et see on nagu probleem või see on see nagu just kui mustri sümptomid on need, mida oskab juba teksti pealt välja analüüsida. Jah, kuna ma ühe asja veel ütlen, et kuna internetis on infot väga palju ja noh, eks see AI ju vaatabki selle põhjal, mis seal internetis juba olemas on, ta tõlgib ju kohe, tal on kõik keeled, ta saab kohe kõikidest keeltest infot, tõlgib nad kohe ära. Et noh, et see andmebaas on ikka mega, millest ta nagu kohe sulle nagu need vastused annab. Ja tegelikult noh, et näiteks meie puhul, meie töö puhul, kui sa küsid mingi näiteks sümptom, et too välja selle metafüüsilised, psühholoogilised põhjused, siis sealt on ka tulnud päris sügavaid vastuseid tegelikult. Ja sa saad alati veel sügavamaks minna. Täpsustades oma prompti või seda küsimust prompti täpsustades. Ja näiteks noh, isegi nii spetsiifiliseks näiteks, et mis on nagu aju osa number 13, noh näiteks ma räägin Brodmanni aju aladest, et näiteks mis on seal number 13 ja siis mingisugune, ma ei tea, seljavalu seosed. Et noh, et otseselt number 13 ei tegele otseselt nagu seljaga, aga et mis asi seal siis on? Mis sa ütlesid, seljaaju või seljavalu või mis sa ütlesid? Seljavalu. Seljavalu. No, ma ei mäleta enam, mis see on, ma ei pidanud seda meelde jätma, aga see oli üllatav, kui täppi see läks. Noh, seda ei saa kõike on ju kullana võtta, aga see võib ideid anda, noh, et selline asi, siis uurid edasi, et kas see on nagu tõene või kas see on ka vettpidav või aga noh, et juba hüpoteese seada või ta annab nagu ideid, et selles mõttes
mida ma veel mõtlen, mida võib aidata, kui ennast nagu peegeldada selle abil, selle tehisaru abil. Noh, et mul on see, noh, ma ei tea, igapäevaelus mingi selline probleem, ükstapuha on see siis mis iganes valdkonnas või kontekstis see probleem on see suhetes või tervises või midagi. No muidugi tervise osas tasub alati arsti poole pöörduda, mitte kasutada siis tehisaru diagnoosi, aga sealt võib nagu selles mõttes noh, näiteks, et kui ma näen mingit teemat hästi mustades värvides, hästi negatiivselt, mida me näeme sessioonides, et mis on, et noh, et see on nagu justkui sessiooni eesmärk on puhastada taotlusi, et inimene näeks nagu positiivselt mingit teemat enda elus. Ja kui on hästi palju selliseid alateadlikke negatiivseid salvestusi, selliseid segaseid, hirmutavaid salvestusi, siis inimesel selles teemas on väga raske öelda sellist positiivset taotlust, et mida ta tahab. Et inimene saab aru, et ma ei taha seda vastikut tunnet või ma ei taha seda vastikut olukorda enam, ma tahan siit ära või ma tahan seda ära muuta. Ja üpris tihti on nii, et küsida, aga kuidas sa tahad, et oleks? See on niimoodi, ma ei tea, või no ühesõnaga selle koha peal tuleks nagu mingisugune nähtamatu sein või udu ette. Ja mida siis tehisaru saaks nagu aidata, et kui inimene kirjutab näiteks enda sellise olukorra kirjelduse, noh, et ma tunnen ennast nii ja et kuidas ma võiksin siin nagu selles kohas positiivselt taodelda või kuidas seda sõnastada nagu positiivse eesmärgina, mille poole püüelda, sest muidu meil on see, et me tahaks nagu ära millestki, mis on ebamugav. Aga noh, üks paremaid moodusid on hakata liikuma selles suunas, mis oleks midagi muud ja see uus suund ei tule tavaliselt üldse pähegi, olles seal väga raskes kohas. Noh, et ma ei tea, partner on näiteks meid maha jätnud, siis kogu maailm on nagu mustades värvides. Noh, selles kohas ei oskagi inimene ju midagi head taodelda endale. Tahaks midagi võib-olla rasvast ja magusat süüa ja peitu minna. Kõik tundub mõttetu ja nagu... Kõik tundub mõttetu, elu tundub mõttetu ja mingid eesmärke pole, jah. Et selles kohas saab näiteks, kui ei taha minna sessioonile kellegi juurde või kuidagi nii-öelda suhelda kellegi, siis tehisaru võib olla siin siuke nagu selles mõttes terapeut või peegeldaja, et ta võib aidata sul nagu uuesti nagu mingit eesmärki leida või positiivselt nagu taotlema hakata, uusi positiivseid taotlusi looma hakata. Muideks selle koha pealt üks tuttav kirjutas Facebookis, et ta proovis kasutada tehisaru kui terapeudina endale. Ja ma sain sellest nagu inspiratsiooni, mõtlesin, et ma proovin ka. Ja kirjutasin ka mingisugune selline nagu olukord või selline asi, mis mind häiris. Ja küsisin talt nagu nõu, et mida sa soovitad mul teha. Ja siis oligi tegelikult päris sügavaks läks, sellepärast ma küsisin ju edasi. Ja sain sealt nagu ideid ja ta pakub ju ka veel sulle kogu aeg, et kas sa tahad selle kohta rohkem teada või kas ma annan sulle nagu, ta annab ise ka ideid veel, mis suunas edasi liikuda. Aga kui sa oskad õigesti küsida ja neid prompte nii-öelda õigesti sisestada, siis tegelikult võib sealt tulla väga sügavaid nii-öelda, ütleme siis vestlusi, nimetame seda vestluseks. Et sul on olemas terapeut, kui sa oskad seda niimoodi kasutada. No kui alateadusest rääkida, mul tundub, et see tehisaru ja alateadus on üpris sarnased oma iseloomu mõttes. Mõlemad on superandmemahukad. Tehisarul on tohutu andmebaas on ja samamoodi tegelikult iga inimese alateadus on tohutu andmebaas, kus on salvestused, kogu elu on salvestatud, lõhnad, maitsed, nägemus, kõik meeled, mis on nagu nii-öelda erinevate failidena salvestunud. Ja tehisarult sa saad nagu ka klõpsti, nagu hetkega saad selle info andmebaasist kätte. Samal ajal alateadus täpselt samamoodi, et kui on olnud mingi trauma, siis ju samamoodi, kui on mingi sarnane olukord, alateadus tunneb selle olukorra just kui mustri ära. Ja võib klõpsti tuua mingi aastakümnete tagant mingi, ma ei tea, mõttemustri või käitumismustri, isegi füsioloogilised reaktsioonid või kehareaktsioonid. Et ma ei tea, ema andis vitsa või midagi lõi rihmaga
ja nüüd, ma ei tea, naine läheneb mulle füüsiliselt ja mul võib see sama lihas, mis sai pihta rihmaga tookord, tõmmata pingesse selle peale, et vihane naine läheneb mulle või üldse naine läheneb või ühesõnaga kehas võivad samasugused mustrid tööle minna, mis olid aastakümneid tagasi, on ju, sellepärast et hetkega alateadvus saab selle faili kätte ja suudab aktiveerida. Et see on sarnane nagu tehisaruga, et hästi andmerikas, hästi kiire, aga mis nagu me näeme, et tegelikult sessioonides ju samamoodi me saame küsida alateadvuse käest küsimusi nii-öelda või esitada talle mingeid prompte, nii-öelda taotlusi või prompte ja siis ta toob välja need andmed, mis tal on selle prompti kohta või selle taotluse kohta. Oskad sa mingit näidet ka tuua, et kuidas seda saaks siis nagu kasutada, sest et nagu nii raske jah, no kuidas me kasutame seda, on see, et oletame näiteks, et klient tuleb sessiooni ja ütleb, et iga kord, kui ma tööle sõidan, elan seal kuskil äärelinnas, sõidan kesklinna tööle näiteks, iga kord ma nagu vihastan nagu 4 korda sellel teel vähemalt või 5 korda, et küll keerab üks mölakas ette ja üks jääb jokutama alati seal kuramuse foori taga, ei lähe ära õigel ajal, ühesõnaga kirjeldab oma seisundit, on ju. Siis mida me saame seal nagu siis sessioonis nagu teha sellega, et mõtestada lahti see, et okei, mis seal toimub siis, et ta sõidab tööle, seal on teised liiklejad, ehk siis üksteisega arvestamine, seal on auto juhtimine, et siis me sessioonis esitame hüpoteese, et mina juhin näiteks autot, kas sellega on suur stress või on teised liiklejad stress või on tööle minemine, võib-olla kõik need korraga. Ja sessioonis ütleme, kui inimene ütleb näiteks sellise lihtsa, hästi baasilise asja näiteks, et mina juhin autot ja alateadvus annab näiteks tugeva tagasiside, nagu et seal oleks nagu suur pinge sees. Siis piltlikult öeldes, kui inimene ütleb, mina juhin autot, siis tema alateadvus, ehk siis justkui siis võrreldes tehisaruga selle prompti peale toob üles kõik need salvestused, mis on temal seostunud sellega auto juhtimisega, mis ei lase tal olla lõdvestunud või teadlik roolis, vaid toob üles emotsionaalsed reaktsioonid, toob üles mingi enesetunded, võib-olla isegi lihased läheb pingesse, kaelalihased või käelihased ja jalalihased. Et ta ei saa, siis inimene saa lõdvestunult istuda roolis, olla sõbralik teiste liiklejatega, lihtsalt läbida oma teekonda lõdvestunult. Aga see võib olla ka täiesti selline mustriline ülekanne, et näe, keegi keeras mulle ette, aga see võib-olla salvestus ei ole üldse enam liiklusest, see on võib-olla kuskilt mingist muust olukorrast, et keegi võttis midagi ära mult lapsena või keegi tuli, ühesõnaga ei arvestanud minuga, ma ei tea, kes iganes, vanem vend või pereliige või lasteaias või koolis. Ja nüüd jälle tullakse mulle ette, ja ei arvesta minuga. Et see võib olla selline baasuskumine inimesele, et minuga ei arvestata ja tal on kohe selline stress ja ta on kohe hästi valvel, nii kui keegi, võib-olla keegi pannud lihtsalt kogemata vahetas rida ja sattus talle ette. Aga siis juba, kui inimesel baasuskumus, et temaga ei arvestata, ta juba näeb seda just kui vandenõuna tema vastu, et näe, ta meelega tuli ja vaata, kus teeb mulle, on ju. Teine, võib-olla lihtsalt teine oli oma mõtetes, ei pandki tähele teist autot üldse või teda ei pannud tähele. Aga alateadus juba toob üles sellise seos, et näe, vaata, mis tegi mulle, on ju. Meelega tuli, ei arvestanud minuga meelega. Et ja kui neid asju inimene teadvustab, et see ei olnud üldse liikluses see mudel pärit või see autojuhtimine, et see on mingi autokooli aja stress, kus, ma ei tea, sõiduõpetaja karjus või oli kannatamatu ja selline emotsionaalselt türanniseeris, et siis juba see rooli hoidmine ja seal istumine või on juhtunud autoõnnetus inimesel, avarii, siis võib juba see olla alateadlikult selline, et autos istumine üleüldse ei ole turvaline tegevus või turvaline keskkond, sest seal võib iga hetk mingi põmakas käia või väga haiget saada ja et ühesõnaga, selles mõttes on alateadvus ja tehisaru päris sarnased, hästi andmerikkad, aga nad annavad andmeid ka kätte. Aga nüüd meie ülesanne on, kuidas neid nutikaid prompte nagu koostada. Seda saab, kes sessioone teevad, terapeudid, igasugused
noh, kes tegelevad inimestega või inimese sisemaailmaga, tõenäoliselt siis nemad on siis selles mõttes nagu detektiivid mingis mõttes, et kuidas need parimad promptid koostada, et inimese alateadvus maha rahuneks, hakkaks inimeseks teadlikult käituma hakata selles teemas. jah. Et kas sa räägid natukene sellest huvitavast filmist, mis oli päris hea nii-öelda võrdlused? Me võime selle lingi tõenäoliselt panna kuhugi siia video alla, siia kirjeldusse, et kes tahab vaadata. Üks lühifilm, see on viraalne, siis, mis see tähendab, et ta levib internetis praegu nagu kulutuli, võib-olla te olete juba seda näinud, kuna ta levib. Põhimõtteliselt film on tehtud AI-ga, see tähendab tehisaruga, ja siis sinna kirjutatud promptid, mis seal filmis peab olema. Aga need promptid on kirjutatud nii, et need promptid oleksid nagu need tegelased seal filmis oleksid teadlikud sellest, et nad on promptiga loodud. No näiteks seal on keegi naine, kes pisarsilmi palub, et palun kirjuta mingi muu prompt, et ma suren selle prompti kätte, mida sa mulle just kirjutasid. Või... Et ma ei oleks enam siin vaesuses, vaid ma oleks... Ja, et ma ei oleks vaesuses, et muuda see prompt ära, et ma ei oleks siin raskes olukorras. Miks see jälle on nii hea nagu analoog meie alateadvusega? Et põhimõtteliselt meie alateadvuses on ka justkui mingi promptid kirjutatud. Ütleme, ohvrivaatenurk oli see, et need kirjutati meile ema, isa poolt või lasteaiakasvataja poolt või kellegi mingi sündmuste poolt. Aga me oleme ise olnud ka, kuidas öelda, meie süsteem on nad kirjutanud meile. Et võib-olla see tänase siin meie peegelduste podcasti selle osa üks nagu sõnum võikski olla see, et on aeg hakata ise endale prompte kirjutama. Et mitte pisarsilmi paluda, et palun muuda mu prompt ära, vaid loomulikult keegi saab aidata peegeldada, mis prompti on vaja üldse kirjutada uut. Selleks ongi sessioonid või kes iganes terapeudid, kes aitavad peegeldada, või tehisaru kasutada peegelduseks, aga põhimõtteliselt inimene ise kirjutab selle prompti endale ja et on võimalik ise kirjutada endale neid prompte. Minust see on, mis mind nagu hämmastas, kui me hakkasime tegelema selle üldse alateadvuse asjaga, siis mul ei olnud õrna aimugi, et ma üldse mingit sessiooni hakkan tegema. Hämmastaski see, et me oleme nii programmeeritavad olnud kogu aeg, ja me oleme endiselt seda, ka täna, ja me saame ise ka seda teha. Et nagu see oli nagu, muidu on kogu see, ema tegi ja isa tegi ja Edgar Savisaar või Mart Laar või ma ei tea, keegi tegi, Kaja Kallas on ja keegi tegi midagi, et ma olen selles olukorras, kus ma olen. Või minu endine partner või mees või naine. Või lihtsalt on naaber, tingimused, konditsioonid. Jah, võt nii on, jah. Elus on nii juba. Elus on sellised reeglid. Olen juba sellises vanuses näiteks. Ma olen sellises vanuses või õpetaja ütles mulle, et sa ei pea viisi. Ühesõnaga, mis iganes need programmid on olnud, mis on vähendanud meid, meie väge vähendanud, endasse uskumist vähendanud, et tuleb välja, et neid saab muuta ja mida see tehisaru justkui peegeldab täna justkui ka, et tegelikult meil on ligipääs andmetele. Me lihtsalt pole selle peale tulnud, et üldse neid prompte kirjutada või küsida üldse, milliseid prompte oleks vaja kirjutada. Nüüd põhimõtteliselt alateadvusega sessioonis tööd tehes on võimalik alateadvuse käest küsida, millist prompti siin oleks vaja kirjutada. Seda pole isegi vaja välja mõelda ise. Alateadvusest on võimalik küsida, millist prompti oleks vaja kirjutada, et sa maha rahuneksid. Ja alateadvus ütleb, need promptid, öelge need. Ja kui te need teadvustate, siis ma saan selles teemas maha rahuneda, näiteks autojuhtimises olla rahulik, lõdvestunud, füüsiliselt, mentaalselt, emotsionaalselt. Ehk tundub, et võtmesõna on teadlikuks saamine, et ma saan üldse teadlikuks, sest sellest filmist võib ka nagu järelduda, et seal oli nagu osad, kes nagu
endiselt tahtsid jätkata sellega, et nad ei tea ja et neile kirjutatakse promptid ja siis sellised, kes nagu olid ka osad, kes eitasid, et minule ei kirjuta keegi mingi promptid ette. No see on nii sarnane inimestele, et ei, mingid alateadlikud programmid mind ei juhi ja ja et ema ja isa ja see perekogemus, see ei mõjutanud mind üldse ja siis samal ajal kirjeldab oma elus mingeid probleeme, mis ilmselgelt peegeldavad seda dünaamikat ja, või siis kirjeldab oma tervises mingeid probleeme. Siis et nagu noh, kui piisavalt kaua alateadusega tööd teha, siis sa näed, kuidas need jupid lähevad nii kokku nagu omavahel, et kuidas see, milline inimese reaalsus täna hetkel on, mida ta teeb, millise karjääri ta valis, millise partneri ta valis, mida ta valib süüa, kuidas ta rahasse suhtub, kuidas ta läheb rahaliselt, kus see kõik on tema alateaduses on selle kohta teatud promptid olemas selle kohta ja neid on prompte on võimalik muuta ja inimesed on ei usu seda veel, päris paljud ei usu või enamus ei usu ja kui see jõuab kohale, siis läheb väga huvitavaks, kui inimesed võtavad vastutuse. Minu jaoks on see natukene nagu sarnane võib-olla Matrixi filmiga, et kus alguses on nagu ta ei ole teadlik, et ta on Matrixis või siis Matrixis sees ja justkui nagu asjad nagu juhivad teda ja samal ajal ta justkui on õnnelik ja rahul ja siis kui ta saab teadlikuks, et mis tegelikult on, siis mingi osa sinust nagu igatseb ikkagi tagasi seda, kui ma ei olnud teadlik, et siis on justkui nagu võimalik rohkem. Seal olid erinevad tegelased, osad tahtsid saada teadlikuks, osad, kes olid saanud teadlikuks, vaatasid, et vau, siin ei ole midagi rõõmustavat, kui ma teadlik olen. Ma tahan tagasi teadmatusse. ja, enam-vähem. Natuke sarnasus tuli mul, kui ma seda lühikatkendit on ja täna vaatasin ka. Et jah, et kas me tegelikult tahame teadlikuks saada, sest mõnikord tundub, et tahaks lihtsalt, et elu läheks paremaks, aga et kuidas ma seda teha saan, selleks ma pean saama teadlikuks, et kuidas ma üldse siia olen jõudnud, kus ma praegu olen, kuidas ma seda olen ise loonud ja kui niipea, kui sa hakkad vastutuse võtma selle eest, et isegi kui see ei meeldi, mis mul praegu on, kui ma saan selle tunde kätte, et ma ise olen selle tegelikult loonud, ma ise olen olnud olukordest ka lapsepõlves, kui justkui ma ei saa nagu midagi teha 2-aastaselt, ma sõltun nendest, kes mu ümber on, mis mustrid seal ümber on, aga ikkagi ma olen need siiski nagu, ma olen selles keskkonnas olnud, ma olen selle võtnud ja ma olen nagu praegu see, kes ma olen tänu sellele, mida ma olen kogenud, aga kui see koht nagu kätte saada ja vastutus võtta, siis muutub kõik sellepärast, et siis ma tean, et aga ma olen kõik ise loonud, ma olen looja. Jah, see ise loomise koht on päris raske alla neelata, väga suur tükk alla neelata, tõenäoliselt ei õnnestugi kohe, kui on tehtud midagi väga vägivaldset sinu suhtes, kas siis vägistatud või ühesõnaga, siis võib tekkida inimesel see, et kuidas mina seda ise lõin ja see ei ole niimoodi, et inimene otsustas, et ma tahan seda kogemust endal luua. Sageli olnud, mis sessioonidest on välja tulnud, sageli on see, et kas seal on juba varem midagi juhtunud, ehk siis juba varem on tekkinud nagu kahtlus enda füüsilistes piirides, kas on füüsiliselt karistatud või midagi. Ehk siis inimesega on nagu see info justkui kaasas, et mulle saab füüsiliselt midagi teha. Ja justkui teised inimesed, kellel on potentsiaal teha talle, siis justkui tunneksid seda alateadlikult ära, et temale, see oleks just nagu alateadlik kutse, et ta ei ole nagu selles mõttes ise loomine, et ta on mitteteadlik loomine. Et inimene ei teagi, et tal on kuskil alateadvus selline informatsioon kogu aeg kaasas, justkui kohvriga, mis magnetiseerib talle nagu selliseid kogemusi. Ja kui ta julgeb selle kohvri lahti teha ja vaadata, et mis seal on siis see info, mis seda magnetiseerib, siis see magnetism võib muutuda. Aga jah, selles mõttes küll ise loonud, sest ta on ikkagi inimesega kaasas see informatsioon. Tema on nagu selle infokandja. No, ja aga see ongi see, et kui ma märkan, et mul on mingi sarnane olukord ikka ja jälle ja
oota, mul on juba varem olnud täpselt sarnane olukord või sarnane suhtedünaamika kellegagi. Ja see ei pruugi üldse olla partnerlussuhtega, on ju. Järelikult midagi on kuskil. Midagi kordub. Ja miks ma seda magnetiseerin? Mul järelikult on kuskil see prompt. Mingi see muster, et ta tõmbab seda jälle. Ja nii kaua, kuni ma hakkan vaatama, ma saan sellest teadlikuks. Ja siis hakkab tegelikult ka reaalsus muutuma. Aga alati muutus toimub meie enda sees. Me ise peame tahtma seda muutust teha. See peab olema meie enda tahtmine. Miks see film on nagu hea näide, on see, et ta on visuaalne. Et ka meie reaalsus on väga palju visuaalne, et ma ju näen, et on halvasti või ma näen, et pangakontol on vähe raha või ma näen seda diagnoosi paberi peal või et see on ju just kui päris. Jah, ta on just kui päris, aga põhimõtteliselt seda prompti saab muuta. Et see päris võib olla teistmoodi päris ka. Et just mida tasub sellest filmist õppida, et kui seal nemad ütlevad, et palun kirjuta see prompt ümber, siis tegelikult me ise olemegi need, kes saavad oma promptid ümber kirjutada. Me ise peame tegema. See on see. Ja samamoodi ütlevad ajuteadlased, et aju loob ühendusi nii kaua, kui aju elab, et põhimõtteliselt need mõttemustrid, mis iganes on olnud, mis on takistanud kas terveneda või suhteid luua või töökohta vahetada või mida iganes oma elus teha, mida hing tahab teha, et kõike neid saab muuta, neid asju, mis on nagu seal takistuseks olnud. Et sageli, meil hakkab aeg otsa saama, aga põhimõtteliselt me näeme, et inimesed justkui taotlevad midagi oma reaalsuses, ma tahaks seda saada või ma tahaks sellest lahti saada, sellest ebameeldist asjast. Aga on ka see, et nagu hirm edu ees on. Me ei jõua täna kõike rääkida, aga näiteks ma tahan kuulsaks lauljaks saada, oleks ma maailma kuulus laulja, on ju. Ja tegelikult, kui siis nüüd reaalselt keegi teeks nagu lava ukse lahti, ütleks, et nii, siin on staadion, siin on 100 000 inimest ja praegu selgus, et mikrofon on vaba 5 minutit. Nii, mine ja tee. Muusikaajaloos on näiteid olnud, kuidas niimoodi ongi kuulsaks saadud, et keegi jääb haigeks ja kutsutakse tule saa esinema ja ta saabki maailma kuulsaks tänu sellele, et ta oli valmis minema lavale ja tegema seda, mida ta teeb. Aga sageli, mis tegelikult seal juhtub, 100 000 uks on nüüd lahti, mine lavale, siis on ei, ma täna ei lähe ja siis ongi. Et siis peaks olema nii, et lahti, okei, ma lähen ja täiega väljendan ennast kogu hingest. Et siis sa oled joondunud selle taotlusega, aga sageli inimesed soovivad midagi, aga see sama näide on tegelikult alateadusele joondunud selle eduga veel. Sama näide on miljonäriks järsult saamisega näiteks lotoga, et inimene tahab saada, sest kui ta korraga saab, siis tegelikult ta ei oska miljonitega üldse toime tulla, ta ei oska opereerida. Ei oska sellel tasandil üldse rahaga liigutada või raha liigutada. Ja üldiselt see läheb kõik tavaliselt, et pigem sa pead nagu enda energia, enda vibratsiooni viima sellesse tasandile, et sa saad opereerida näiteks miljonitega. Ja teadmised ka, energia vibratsioon ka, jah, muidugi, et ma olen joondunud, aga ka harima ennast, et sa sellel tasandil oskad liikuda üldse. Seal on teadmised. Ja sinu alateadlikud mustrid lasevad selle üldse läbi, et sa sellesse kohta... See on põhiline, see on minust põhiline, sest inimene ei hakkagi üldse harima ennast sellel suunal, kui ta ei usu, et talle on see võimalik. Kui alateadlikud mustrid selle välistavad, et see suund, see ei ole sinu jaoks üldse võimalik, siis inimene äkki ennast üldse harima selles suunas. Aga kui tekib see joondus, et see on võimalik ka mulle ja ma usun seda, et see on võimalik ja siis inimene hakkab reaalseid samme astuma, et hakkabki õppima, hakkab uurima, hakkab infot koguma ja hakkab tegutsema ja siis tõenäosus, et see saabki tema reaalsuseks on oluliselt suurem, kui ta ei hakka neid samme astuma. Aga tõmbame täna otsad kokku, ehk siis tehisaru, meil kõigil on alateaduses võimas tehisaru, kuhu me saame esitada küsivaid prompte, et sealt infot saada.
ja sinna on võimalik ka sisestada informatsiooni promptidena ehk siis käsklustena või häälkäsklustena. nii et hea uudis on see, et meil on väga suur andmebaas kogu aeg endaga kaasas ja hea uudis on veel ka see, et sinna saab andmeid sisestada ja neid andmeid muuta, mis seal on. jah, ja tasub olla avatud kõige suhtes ja mitte midagi nii-öelda võtta mustvalgena, et kõik on võimalik. Just. Nii et see filmilink on siin all, leiad selle ise ka, kui te guugeldate, aga et loome endale ennast toetavad promptid ja puhastame enda taotlused, et me saame seal neid häid toetavaid prompte luua. Ja, jälle kuulmiseni.